Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Tere tulemast tänasele jumalateenistusele ja on südamest hea meel tervitada teid kõiki, kes on siin, kes vaatavad ja kuulavad seda hiljem meie päästja Jeesuse Kristuse nimel. Ja eriline rõõm, et me võime tähistada tema sündimist, aga meie kristlastena kindlasti ootame tema taastulekut ja tehku see meie südame eriliseks ja eriliselt rõõmsaks ka täna õhtul, kus me võime koos olla. Ja me võime tõusta ja laulda ka koos alguseks laulu, mida jõulude ajal laulmata ei saa jätta. Üks pühalik laul, mis puudutab meie kõikide südameid ja on seda teinud juba aastasadu. Püha öö.
me jääme seisma ja palvetame. Kallis Jeesus, me täname, et sina oled sündinud. Sina oled sündinud siia maailma sellepärast, et tulla ja samastuda meiega, et võtta meie patud ja kanda see süükoorem ära meie eest, mida meie oleme teinud valesti. Ja ma tänan, et me võime täna eriliselt mõelda oma südametes selle peale, milleks sina tulid siia maailma. Ja see on üks suur rõõmupäev, millest me võime kõik osa saada, sest sina tulid meie kõikide jaoks. Ja ma tänan, et ka täna õhtul sina oled meie keskel ja me võime paluda, et sa puudutaksid meie südameid, et sa muudaksid meie elusid, et sa tuletaksid meile ennast meelde, sest meie tahame sind tihti ära unustada ja vajuda teistesse tegevustesse või teistele lainetele. Aga ma tänan, et see on paik ja koht, kus me oleme võinud kokku tulla sinu nimel, et paluda sinu abi, sest ilma sinuta me ei saa. Ja sellepärast me usaldame selle koosoleku ja selle koosviibimise sinu pühadesse kätesse ja palume, et sina tuleksid, ilmutaksid isiklikult meile iseennast meie südametes igale ühele, et me võiksime kogeda, et Jeesus, sina oled tõesti sündinud ka meie südametes. Ja sellepärast me täname sind ja palume, et sinu jätkuv ligiolu ja muutav vägi oleks meiega. Ja tänan, et me võime kogu järgneva usaldada sinu kätte. Palun seda, Jeesus, sinu pühal nimel. Aamen. Võime istuda. Kuna me ei ole kaua füüsiliselt kokku saanud, siis ma ka siin koosoleku alguses ütlen edasi ka mõned tervitused ja teated. Vend Väino Koskelainen Helsingist tervitab kogudust piiblisalmiga Jesaja raamatu 9. peatükist. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega sellest ajast ja igavesti. Samuti helistas ka täna meie endine koguduse vanem Eenok Palm ja palus kogudus südamest tervitada. Teadete koha pealt on nii, et meil on taga seal kirjanduslaud ja seal on võimalik osa saada erineva kirjandusega. Aga ilmunud on meile tuttav kuulutaja ajakiri. Nüüd selle ajakirjaga on niimoodi, et see on üldse viimane number, et alates järgmisest aastat see enam ei ilmu, aga see number on seal olemas ja kes soovib, saab selle sealt võtta. Samuti on ka lastekalendreid saada kirjanduslauast. On võimalik osta ka liidu palvekalendreid, millega on iga päev, mille järgi on hea lugeda piiblit. Ja on ka mõned vennastekoguduse loosungiraamatud 2021, et on võimalik osta kirjanduslauast. Ja ka selle kuu infolehed, et kes soovib seda paberkandjal, siis on võimalik sealt kirjanduslauast ka saada. Eeloleval pühapäeval 27. detsembril me siia veel füüsiliselt kokku ei kogune, vaid võime jumalateenistust jälgida siis läbi interneti või siis läbi audiosalvestuse, mida on võimalik kuulata ka samal õhtul Pere raadios 19.30, aga samamoodi võib seda vaadata ka videona meie kodulehekülje pealt või Facebooki kontolt, kus on võimalik ka koosolekuid otse ülekandena reaalajas järgida. Aga need on siis tervituste ja teadete kohalt praegu kõik ja me koguneme ka eeloleval laupäeval juhatusega, et arutada ka jaanuari kogunemise jumalateenistuste pidamist, siis kuidas see täpselt tuleb, siis selle kohta saame infot edaspidi, kas siis meie kodulehel külje pealt võite vaadata seda infot või kuulata neid audiosalvestusi raadiost. Kes interneti kodulehel ei pääse, et siis sealt saab ka need kuulutused või teated kätte.
Aga nüüd läheme tänase teenistusega edasi ja vaatame meie eestpalvekoguduse, sellise baptisti koguduse videotervitust, mida nad on meie kõikide jaoks salvestanud, et me võiksime täna sellest osa saada. Armsad Haapsalu koguduse õed ja vennad ja pastor Mihkel, sellise kogudus tervitab teid salmiga Johannese evangeeliumi 1. peatüki 14. salmiga. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusünnud kirkust täis armu ja tõde. Aamen. Elame sel aastal ühe erisel ajal, mida varem ükski põlvkond ei ole kogenud. Kuuleme palju levivast viirusest, piirangutest ning kõigest veel. Aga sellele vaatamata kiirustavad rahvulgad neis jõulueelsetes päevades. Inimesed teevad kõik, et jõulud võiksid tulla ilusad. Kas kaardid ja meilid on saadetud, kas kingitused on ostetud, kuus ja küünlad, jõulutoidud, toad puhtad. Paneb ohkama, kas ikka jõuab kõik nii nagu peab. Kui palju vastamata küsimusi. Armus usurahvas, mis teeb jõuludest tõelised jõulud? Tuntud Luteri kiriku pastor Harri Aamer kirjutab oma raamatus Meie elu on taevas ühest oma imelisest jõuluööst. Sunnitöölaagri barakis külmetavad jõuluööl 100 nälginud mehed. Äkki toob keegi ühe halja oksa ja teine leiab oma vaesuse keskelt väikese küünjajupi ning 100 eestlased hakkavad laulma püha ööd kaugel kodumaast, kaugel oma armsatest ühe väikese väreleva küünlaleegi ümber ja tunnevad need valusta alandusest vaevatud, et need on tõelised jõulud, sest paljud mõistavad just seal. Erinev selgus, aga et jõulusõnum on rõõmusõnum neile kodutu üle. Just sellises olukorras jõuab sõnum päästesünnist neile sügavale südamesse. Armsad, olgu me nende jõulude rikkad või vaesed, terved või haiged, pere keskel või üksi. Igas olukorras võib ja saab Jumal meid puudutada, meile kinkida selle, mis me hinge särama paneb. Aga selleks, et ime võiks sündida, tuleb meilgi teha oma osa. Gustav Põldmann ühete kaunisse jõululaulu kirjutanud read. Jõuluöödes valgus sära, lauldes hõiskel inglikoor. Kõrgelt kostab rõõmu sõna, sündinud jõulupäike suur. Jõuluööse kuldne sära paistab üle ilma maa, tuues meile taevavara, taevaardid lõpmata. Jõuluööse küünle sära pühib palgelt pisara. Anna andeks, lepi ära, siis su süda särab ka. Soovin teile armsad Haapsalu koguduse õed, vennad ja sõbrad, algavates jõuludes seda andeks andmisest ja leppimisest särama löönud südant, lõppematuid taevaardeid, külluslikku elu koos jõululapse Jeesuse Kristusega. Issand teid väga õnnistagu.
Me võime tõusta ja kuulata jõuluevangeeliumit. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileast Naatsareti linnast üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks. Sest ta oli pärit Taaveti kojast ning soost, ennast laskma kirja panna ühes Maaria oma kihlatud naisega, kes oli käima peal. Aga nende seal olles sai aeg täis ja Maaria pidi maha saama. Aga ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas. Ja seal paigus oli karjased väljal õitsiti pidamas valvet öösel oma karja juures ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvale, sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnis tegija, ja kes on issand Kristus. Et olgu teile tunnustuseks, te leiate lapse mähitud sõimes ja magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk. Need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel. Kui inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele, läki nüüd Betlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis issand on meile teada andnud. Ja nad tulid tõtates ning leidsid Maaria ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli üteldud selle lapsukese kohta. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mida karjased neile rääkisid. Ent Maaria pidas kõik need sõnad meeles ning mõtles nendele oma südames. Ja karjased läksid tagasi Jumalale au andes, teda kiites kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud, nõnda nagu neile oli üteldud. Amen. Sa teda meest ära andsid.
Luuka evangeelium peatükk 2, salmid 1–20. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja
jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mida olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Tere õhtust! Mul paluti teile täna lugeda üks jõululugu. Ja kui ma seda otsima hakkasin, siis ma vaatasin erinevaid allikaid läbi ja lõpuks jäi minu pilk pidama ühe vana jõululoo peal, mis räägib andestamisest. Ja see lugu ise on kirja pandud aastal 1895 ja kuigi need sõnad jõudsid paberile 125 aastat tagasi, siis ma usun, et see sõnum on endiselt aegumatu. Berta ja Ida olid head koolisõbrad. Koolis olid nad ikka üheskoos istunud ja koos käinud. Mõni kooliõde vaatas kadedalt nende sõpruse peale ja mõtles, oleks mul ka vaid keegi nii truu koolisõber. Mõlemad tüdrukud olid lahked ja valmis ka teisi aitama. Aga siiski enda südamesaladused avaldasid nad ainult teineteisele. Berta oli selge ja hea mõistusega. Ta võis kergesti rehnutist aru saada ja selle juures oli tal ka väga hea mälu, nii et ilma vaevata võis aastaarvud meeles pidada. Ida ei olnud küll nii tugev rehkendamises, aga selle eest tegi ta kõige paremat kirjatööd valmis. Ta oskas ilmekalt salmisid lugeda ja tundis ka hästi ajalugu. Bertal olid ilusad pruunid silmad ja kollased juuksed. Ida väikest õrna nägu raamisid valked lokid. Bertal oli vali ja kindel hääl. Ta teadis alati, mida ta rääkis ja tahtis. Ida aga mõtles iga sõna aralt järele. Nõnda oli ühel sõbral täpselt see, mis teisel puudu oli, ja sel kombel täiendasid nad üksteist. Nad armastasid teineteist südamest. Ilmaski ei tundnud nad kadedust üksteise vastu. Kõik koolitööd tegid nad üksteise seltsis. Kord tuli ühel koolihommikul sõbralik koolidirektor klassiruumi ja ütles: Armsad lapsed, täna on mul teile midagi ütelda. Te peate ühe võiduülesande täitma. Kirjutage enda mõtted jõulupühadest üles ja kes kõige paremini kirjutab, saab auhinna. Aga te peate kindlasti igaüks ise kirjutama ja mitte teiste abi kasutama. Ja seejuures vaatas direktor Berta ja Ida poole. 8 päeva pärast pidid tööd ilma võõra abita esitamiseks valmis olema. Koolitunnid said läbi ja lapsed läksid koju. 6 päeva hiljem ei olnud aga Bertal endiselt midagi paberil. Ta küll kirjutas, kirjutas uuesti ja murdis koolitöö pärast pead, aga sobivat juttu ei suutnud Berta välja mõelda. Tal oli küll peasooja mälestusi ja mõtteid täis, aga ta ei osanud neid lihtsalt sõnadesse panna. Idal oli ka enda mõtteid algul raske kirja panna. Kui ta aga aknast välja vaatas, märkas ta, kui ilus ja soe talveilm seal on. Ta võttis palitu ja läks õue kuuse alla. Värskes õhus läks töö palju paremini. Sulglausel lendas üle valge paberi. Ilma vaevata jutustas ta kõik lood õndsast jõuluõhtust. Mõtted voolasid justkui selgest allikast paberi peale. Ja varsti oligi töö valmis ning Ida hüppas rõõmsalt toa poole
Iida oli rõõmus ja rahul enda tööga. Berta aga oli väga õnnetu ja ei suutnud midagi kirja panna. Berta mõtles, et läheb Iida juurde nõu küsima. Ta teadis küll, et ei tohi Iida abi kasutada, aga lootis, et ehk oskab ta vähemalt aidata kusagilt peale hakata. Ta ruttas välja, läks Iida juurde ning nägi, et õues kuuse all oli laua peal kooliõe kirjatöö. Ta pani imeks, et Iida koolitöö oli õues laua peal. Läks lauale ligemale ja mõtles. Lugeda ei tohi, aga ma ainult vaatan ju, kas see on ikka seesama ülesanne. Ta ei suutnud kiusatusele vastu panna. Ta vaatas sisse. Luges natuke, siis vaatas edasi ja ikka edasi. Kui ilusti oli kõik kirjutatud. Seda viisi mõteldes oli Berta aimamata loo ära lugenud. Nüüd keeras ta ümber ja läks koju tagasi. Ta võttis sule kätte ja hakkas kirjutama. Ta ei tahtnud ju mitte sama lugu kirja panna. Ta tahtis vaid sama ilusti kirjutada, nagu Iida seda tegi. Ja püüdis sellega oma pealekaebajat südametunnistust vaigistada. Uuel nädalal jõudiski kätte oodatud päev, mil lapsed enda töödega kooli läksid. Te peate nüüd ise ette lugema, mis te olete kirjutanud, ütles direktor sõbralikult. Lapsed alustasid enda lugude lugemist. Ja kõigil oli umbes peaaegu ühteviisi kirjutatud, et jõuluööl on õnnistegija ilmale sündinud ja Petlemma sõimes maganud. Jõuludel on kõik inimesed rõõmsad ja vanemad kingivad lastele ilusaid asju ning et me peame ka vaeste inimeste peale mõtlema. Lõpuks jõudis loo ettelugemise järg Berta kätte. Aga tema hääl kõlas täna kurvalt. Iida jäi kuulama. Mis see siis nüüd on? See on ju minu lugu, need on ju minu sõnad. Ta õrn nägu läks kord valgeks, kord punaseks. Viimaks vajus ta pea norgu ja mõtles. Oh, Berta, Berta, miks sa oled seda mulle teinud? Sa oled ju minu kirjatöö varastanud. Lõpuks ütles direktor. Ma näen, et te olete kõik hoolega enda kirjatööd teinud. Andke need minu kätte ja ma vaatan need homseks läbi. Iida mõtles küll, et ehk on Bertal lihtsalt väga sarnased mõtted, kuna kirjatöö ei olnud ju sõna-sõnalt sama olnud. Siiski tundis Iida enda südames pettumust. Ja kumbki tüdruk omavahel peale tundi ei suhelnud nagu tavaliselt. Mõlemad läksid kurva meelega oma koju. Kõik lapsed ootasid aga huviga järgmist päeva, et teada saada, kes kirjatöö eest auhinna saab. Oodatud päev jõudis kätte ja koolitund algas. Direktor astus sõbraliku teretusega klassiruumi ja läks otsajoones Berta juurde. Armas laps, ütles ta südamlikult. Sa oled hoolega vaeva näinud ja sinu päralt on see auhind. Nende sõnadega ulatas ta Bertale punase sametkarbikese, mille sees oli üks kuldmünt. Ühe külje peal olivad sõnad usinuse palk ja teise külje peal joonistatud jõulupuu. Berta käsi värises. Ta jalad vaevalt kandsid, kui ta kingitust vastu võttis. Südametunnistus hüüdis. Ütle kõik välja, tunnista üles. Anna see Iida kätte, mis õigusega tema oma on. Aga ta ei suutnud seda teha. Ja ta ütles lühidalt. Ma tänan, mille järel ta istus maha ja tundis, kuidas kõik teda vaatasid. Iida samal ajal mõtles, kui inetus ometi Bertast on, kuidas ta võis nii teha? Seda ma ei oleks temast uskunud. Nõnda kees
näris ja mässas tema süda. Aga mis siis ometi õpetaja täna usuõpetuse tunnis ütles? Mõtles Iida ja jäi korraks tõsiseks. Andke andeks, siis antakse teile andeks. Ja kui teie oma ligimesele nende eksimuse andeks ei anna, siis ei anna taevane Isa teie eksimusi ka mitte andeks. See oli Jumala sõna, mille üle õpetaja täna oli rääkinud ja südamlikult manitsenud. Oh lapsed, kui teie olete üksteisele haiget teinud, siis rääkige seda teineteisele ja paluge andeks. Ja andke ka andeks. Siis võib ka Issand teile andeks anda ja teid õnnistada. Iida mõtles, meie peame andeks andma ja ära unustama. Aga ma ei või, ma ei saa mitte. Kas ta siis tõesti pidi oma sõbrast lahkuma ja teda maha jätma? Sest päevast saadik oli nagu vahesein nende mõlema südame vahel. Külmalt ja vait olles läksid nad teineteisest mööda. 24. detsember jõudis kätte. Päeval tehti veel viimaseid jõuluettevalmistusi ja jagati kingitusi hädasolijatele ja vaestele, selleks, et rõõmsalt õhtul oma kodus olla. Kui Berta kodus kingitusi jagas ja vastu võttis, tänas ta küll suure rõõmuga, aga siiski oli tal üks asi südame peal, mis seda vaevas. Ka Iida seisis oma kodus jõulupuu all. Ta oli õnnelik, et ta sai kingitusi, mida ta oli igatsenud, aga siiski oli ka temal midagi puudu. Ta armas südamesõber, see oli kadunud. Miks ma mitte enne ei olnud läinud temaga ära leppima, mõtles Iida. Ka Bertal oli oma kodus mõtiskledes selgusele jõudnud, mida tal tuleb teha. Ta läks välja, et tõde üles tunnistada ja palus, armas Jumal, aita mind, anna mulle andeks. Ta läks Iida aeda, selle sama kuuse alla, kus ta kirjatöö oli leidnud. Seal tuli Iida talle juba vastu ja ütles, Berta, pidin just sinu poole tulema. Berta palus Iida käest andeks ja nuttis. Tasa nuttes hakkas ta kõiki üles tunnistama. Iida toetas enda lokkis pea Berta vastu, kes kogu loo ära jutustas. Nüüd nad nutsid seal koos ja naersid seltsis, sest mõlemal oli raske koorem südame pealt ära võetud. Kas sa võid mulle andeks anda, Iida? Palus Berta. See oli väga paha minust. Berta, nüüd on kõik jälle hästi. See olgu unustatud. Kuu tuli pilve tagant välja ja lapsed mõtlesid Jumala poja peale, kes sõimes magas ja inglite laulu peale. Nad olid nüüd ära leppinud ja tundsid suurt rõõmu, mis kõigile rahvaile ja ka neile pidi saama. Jõulupühad läksid mööda. Koolilapsed istuvad jälle koolitoas. Korraga tõusis Berta ülesse ja oma väriseva häälega ütles. Direktori härra, see auhind ei ole mitte minu, vaid Iida päralt. Ja nende sõnadega andis ta sametise karbi Iida kätte. Ma lugesin Iida kirjatööd ja kirjutasin selle järele. Palun andke ka teie mulle andeks. Ka Iida palus direktori härrat. Andke Bertale, ma palun, andke talle andeks, nii kui minagi olen seda teinud. Tal on väga kahju oma teost. Mu laps, ütles direktor. Jumala vaim on sulle kahetsemist andnud ja on sulle ka andeks andnud. See on see kõige suurem arm. Ja mina ütlen veel, ära unusta mitte, mis ta sulle head on teinud. See oli küll üks vana jõululugu lastele, aga ma usun, et siit on meil kõigil midagi õppida andeks andmise kohta.
taevalael, kaugmaisel tähendus ja vaev. Kui palju maad meil minna veel, et astuda pühale pinnale. Ei juhi tee nüüd hirmuni, ei kurjusesse see meid vii. On minna veel, täht näitab teed, et astuda pühale pinnale. Poeg Jumalast, kui langeb liisk, end annab viimse vereni. Las tõuseb hääl, kui võit on käes, surm kaotab lootuse sel mäel. Nüüd astume pühale pinnale. Süda
jõulutuledes. Jeesus on see põhjus mu sees, miks süda jõulutuledes. kui kustuvad tuled, su lähedus jääb, kui küünlalek hääbub, sa ometi jääd, su igatsus olla on minuga koos. kõik tunnid sel aastal ja päevad ja ööd. Jeesus on see põhjus mu sees, miks süda jõulutuledes. Jeesus on see põhjus mu sees, miks süda jõulutuledes. Jeesus on see põhjus mu sees, miks süda jõulutuledes. Jeesus on see põhjus mu sees, miks süda jõulutuledes. Jeesus on see põhjus mu sees, miks süda jõulutuledes. Jeesus on see põhjus mu sees, miks süda tahan lugeda Jesaja raamatu 9. peatükist salmid 1-6. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikusajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse, sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Miidiani päevil. Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Aamen. Oleme aasta kõige pimedamas ajas ja lugesime Jumala sõnast, kus räägitakse rahvast, kes käib pimeduses. Kas ja kuidas on võimalik üldse pimeduses käia? Me kõik tulime siia täna ka pimedas, kuna see koosolek algas õhtupoole. Aga me saime tulla tänu sellele, et midagi valgustas teed, kas või natukene. Kuigi kõike nüansse pimedas me kindlasti ei näinud, sellepärast et ei olnud piisavalt valgust, nagu on päeval. Sellepärast ongi nii, et kui me tahame näha kõike, siis selle jaoks on vaja väga head valgust. Piibel räägib suurest valgusest, mida pimeduses käiv rahvas näeb. Hämmastav selle juures on see, et see on nähtav kogu rahvale. Ehk, et see on nähtav, see ei ole kuskil salajas. Edasi Jesaja kuulutab, et kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Ehk see ei ole piiratud, vaid see paistab. Ja see on üks eriline Jumala poolt antud prohvetlik nägemus oma rahvale, Iisraeli rahvale, aga ka kogu maailma rahvale, kaasa arvatud meile täna. Rahvale juba enne selle sündmuse toimumist, kui Jesaja seda kuulutas,
700 aastat enne Jeesuse sündi ning tänasest päevast alates tagasi on see sõnumi vanus circa 2700 aastat. Sellest sõnumist on möödas meie elu lühidus siin maailmas võrreldes tohutu aeg, kuid seda Jumala sõna lugedes võime hämmastusega näha, et see on ka täna nii, see läheb täide ka meie jaoks. Suur osa inimkonnast käib ikka pimeduses, kuigi valgus paistab, aga seda ei taheta näha. Miks on see nii? Seda me võiksime küsida kõik täna sellel jõuluajal, kus on palju valgust paistmas, mis on väliselt nii ilus, kuigi jõululugu räägib taevasest valgusest, mis tahab paista meie sisse. Jumala sõnast saame lugeda, et me kõik oleme sündinud patustena. See on meid kõiki teinud pimedaks ja õnnetuks ja see ongi see pimedus, millest Jesaja räägib. Seetõttu me sündisime üsna mitmes mõttes ka siia maailma inimestena kui potentsiaalsed kaotajad. See on väga karm reaalsus, mida mitte keegi ei saa eitada. Pimedusele on ainult üks vastand, see on valgus. Pimedus iseenesest ei eksisteeri, vaid see on valguse puudumine. See tähendab, et iseenesest ei ole võimalik sellest välja tulla. Me kõik teame enda sees, et meie pimedale elule on vaja valgust, et midagi paraneks ja midagi muutuks. Selle jaoks on meil kõigil vaja abi. Jumala sõnast loeme, et Jumal ise valmistab rahvale suure rõõmu, nii suure otse kui lõikuse ajal. Ja see on see lootuse vili, mida Jumal on meile andnud, ja lootuse vili on rõõm. Pimeduses käimine rõhub rahvaid nii kõvasti, et see on nagu üks sunnivitsa ike, orjuse kepp, mis on õlal ja rõhub, ja mille tulemus on nagu laastav sõda, mis on üle käinud. Prohvet räägib Miidiani ajast, aga Miidiani ike piibli järgi on ebajumala teenistus, mis viibki pimedusse ja hoiab eemale tõelise Jumala teenimise. Jesaja prohveteerib, teile antakse poeglaps, kelle õlul on õiglane ja tõeline valitsus. See valgus, mis oli maailma tulemas, oli Jumala täiuslik kink inimkonnale. Jumal tuli maa peale, kogu universumi Jumal, tema poja isikus, tuli siia ilma Neitsi Maarja nimelise astja läbi, nagu me täna ka jõuluevangeeliumist kuulsime. Jumala eesmärk ja tahtmine on et me selles valguses näeksime sügavuti kõike seda, mida Jumal Jeesuse siia maailma tulekuga tegelikult saavutas. See jõululugu ei lõppe sünniga, nagu me seda tihti jõuluaegadel ette kujutame ja nii ta jääbki meile, vaid see on alles selle loo algus. See on aastast aastasse jõulusõnum ka täna ja nii kaua, kuni see võimalus on meile antud. Jumala poja nimeks pandakse imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst, täpselt see, mida pimedus vajab. Matteuse evangeeliumi algusest loeme, ka Jeesuse sünnist, aga me näeme sealt ühte väga huvitavat asja, et seal on kirjas Jeesuse sugupuu ja me kristlastena teame seda, et oleme tihti küsinud, miks on seal selline asi üldse kirja pandud. Aga ma tahtsin
selle jõulude ajal, kui võib-olla Jeesusest on räägitud väga palju teistest aspektidest, siis ma tahtsin tuua just selle sugupuu, et me vaataksime Jeesuse sugupuud ja näeksime, et mis seal on eriliselt või erilist. Et just võrreldes ka seda, et Jeesust kutsuti Taaveti pojaks. Ja Taavet oli, me teame, vägevaim lihast ja luust sündinud kuningas, kes kunagi Iisraeli rahvast valitses. Aga kui ta mugavaks muutus ja jäi nagu loorberitele puhkama, siis muutus ka tema Jumalaga kooskäimine lõdvemaks ja ta rikkus abielu ja sooritas mõrva, ent ometi on tal koht Jeesuse sugupuus. Ja me teame ka seda, et Jeesuse sugupuus on ka Abraham, keda ka juudi rahvas kutsus oma usuisaks. Ja kui me Vana Testamenti oleme lugenud, siis me teame, et ka Abrahamil oli suuri probleeme just kartuse ja valetamisega. Ja Jumal käskis tal teatud suunas minna ja andis talle käsu, kuidas asju teha, kuna sealsel maal oli nälg, aga ta läks hoopis vastupidi, ta läks Egiptusesse, sellepärast et ta kartis kuningat, sest arvas, et kuningas võib tema naise ära tappa ja siis naise endale võtta. Seega ta käskis Saaral kuningale öelda, et ta on Abrahami õde ja seega ta valetas. Seda lugu me oleme kindlasti kuulnud. Ja kui me vaatame edasi Abrahami lugu, siis me näeme, et ka hiljem ta kordas sama asja, ta tegi sama viga, ta kordas oma vana teguviisi. Jumal oli tõotanud Abrahamile, et ta kingib talle poja ning Abraham soovis seda juba näha, selle tõotuse täitmist, mida Jumal oli talle andnud. Aga me näeme ka siin selles loos seda, et tal oli tõeline probleem ka kannatamatusega. Ta ei jõudnud seda tõotust ära oodata, sest tema jaoks Jumal liikus liiga aeglaselt. Mis probleemidesse puutub, oli Abraham täpselt samasugune inimene nagu meie ja ometigi on tal koht Jeesuse sugupuus. Kui me vaatame edasi Abrahami sugu, siis Abrahami pojapoeg Jakob oli samuti kõike muud kui täiuslik. Piibel räägib, et ta oli petis, kes teise kavalusega välja sõi. Ta varastas oma vanemalt vennalt esmasünniõiguse ja pettis ka isa. Ometi muutus tema elu drastiliselt sellel ööl, mil ta Jumala ingliga maadles. Jumal muutis tema nime aga Iisraeliks, mis tähendab võitjat, ja temal on samuti koht Jeesuse sugupuus. Kas me suudame seda hinnata ja näha seda, et Jumalat ei huvita meie inimeste tagapõhi? Jeesuse sugupuus oli ka naine nimega Rutt, kes ei olnud isegi mitte juut, vaid ta oli moabiit. Ta oli pagan ja ometi on ta Jeesuse sugupuus. Jeesuse sugupuus on ka abielurikkujaid naisi, nagu näiteks Taamar, Rahab ja veel teisi. On väga oluline, et me näeksime, kuidas Jeesus end meiega samastas. Inimlike standardi kohaselt on Jeesuse sugupuu täpselt samasugune nagu meiegi sugupuud, ehk siis täis patuseid inimolendeid. Aga Jeesus ei kasutanud seda kui vabandust, ta ei lasknud sellele end üldsegi mõjutada. Paljud meie seast on kogu oma elu minema visanud tänu sellele, et meie isad ei olnud need, kes nad oleksid pidanud olema, või vastupidi,
et meie perekonnad ja lähedased ei ole need täna, kes olid meie esiisad. Aga minu südames on üleskutse meile täna kõigile just see, et on aeg need vabandused maha panna ja lahti päästa need konksude otsast ja kõigest sellest meelt parandada. Jeesus võttis endale samasuguse sugupuu, nagu meil on, et ta võiks meiega samastuda ja et meie võiksime temaga samastuda. Ta alandas end nii madalale. Ja mida see kõik räägib täna Jeesuse kohta? Vaatame veel ühe aspekti ka jõululoost või Jeesuse vanematest, Maarjat ja Joosepit vaadates. Nemad olid Jeesuse maised vanemad ja mida enam me Jeesuse vanemate kohta teada saame, seda enam me peaksime neid imetlema. Me näeme seda, et Joosep oli hea mees, kuid ta tegi kogemata midagi, mida paljud isad on teinud, eriti just meie põlvkonnas. Kuna kihluse ajal ei tohtinud Joosep ja Maarja teineteisega kohtuda, siis on ilmne, et nende vahel puudus füüsiline kontakt. Ja kui Joosep teada sai, et Maarja ootab last, otsustas ta temast vaikselt lahutada. Me teame, et tolle aja kihlus võrdlus tänapäeval praktiliselt sama asjaga, mis on abielu. Ja kui Joosep tahtis Maarjat hüljata, siis oleks toimunud nagu abielu lahutus. Aga võime küsida, et kuidas see mõjutas Jeesust lapsena? Ja siit me näeme, et Jeesuse isa, maineisa nii-öelda, hülgas Jeesuse, kui Jeesus alles ema ihus viibis. Ja selles ei ole ka midagi harukordset, kui mees jalutab minema oma raseda naise juurest ja samuti ei ole haruldane, et ema veedab ka seejärel unetuid öid, mõeldes, kuivõrd kergem tal oleks, kui ta ei oleks rase. See on suur probleem ka meie ühiskonnas täna ja see näitab, et inimkond ei ole muutunud. See aga võib tekitada, kui lapse peale vaadata, temas väga tugeva hüllatuse tunde. Laps sünnib ja ei saa kunagi teada, kes ta isa on. Ta ei kuule kunagi oma isa häält. Väikestele lastele on ülimalt oluline, et nende isa oleks nende juures. Paljud meist peavad lubama Jeesusel samastuda meie elus aset leidnud hülgamisega. Tänasest jõuluevangeeliumist kuulsime, et ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Joosep ja Maarja põlvnesid mõlemad ka Taaveti sugupuust, mis tähendab, et ka nende vanemad põlvnesid Taavetist. Ja on vägagi võimalik, et vähemalt ühel nende vanematel oli kodu Petlemmas, sest see oli Taaveti linn. Ka nende vanust arvestades on üsna ebatõenäoline mõelda, et mõlemad vanemad olid juba surnud. See aga tõstatab ühe küsimuse. Miks pidid Joosep ja Maarja ööbima majast väljas? Kui tõenäoliselt vähemalt ühe nende vanemad võisid elada selles linnas? Vastus on järgmine. Nende vanemad hülgasid neid Maarja raseduse tõttu. Siin me näeme, et Jeesuse teised pereliikmed keeldusid teda vastu võtmast. Kas pole sarnane mõtteviis ka tänapäeval samasugune, kahjuks ka meie kristlaste seas? Jeesus sai seega lapseeas kogeda väga palju hülgamist ja me võime jällegi näha, et ta tuli ja samastus meie haavatavusega, samastus ka meie valuga, samastus meie hüljatusega. Meie, kes me oleme Jumala sõna lugenud,
teame ka seda, et Jeesus visati tolleaegsest kogudusest välja, kuna arvati, et ta oli sohilaps, mis Jumala sõna kohaselt tõi kaasa Vana Testamendi kõige suurema needuse kuni 10. põlveni. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 8. peatükis 19. salmis, siis nad ütlesid talle, ehk siis variserid küsisid, kus on sinu isa? Jeesus vastas, te ei tunne mind ega minu isa. Kui te tunneksite mind, tunneksite te ka minu isa. Variserid ütlesid sellega, kes oled sina, et sa meile räägid meie isast, endal sul isa polegi, meie isa on Abraham. Aga Jeesus kostis neile, et nende isaks on valede isa ehk hingevaenlane. See ei olnud juhus, et Jeesus samastas ennast sohilapse seisusega, saades Vana Testamendi kõige karmima needuse osaliseks. See põhjani minek näitab, et ta kattis kõik maailmas olemasolevad patud. Jeesus ostis meid lahti käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest, et Abrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Meie perekondades võib esineda põlvkondlikke needusi, aga Jeesusele ei tähenda see midagi, sest ta on samastunud kõigi needustega. Uuesti sündinud usklike jaoks on ta purustanud kõik needused, mis perekondliku liini pidi võivad põlvkonnalt põlvkonnale edasi kanduda. Tema kõrvaldab selle meie seest ja võtab selle enda peale. Ta tahab seda teha meile kõigile. Piibel ütleb, et Jeesus on viimane Aadam, ta tuli taastama ja tagasi võitma kõike, mida esimene Aadam oli käest ära andnud. See ongi pimedus, millesse Jeesus oma sünni, elu ja surmaga valguse tõi, millest prohvet Jesaja rääkis. Ja kui me Jeesuse päästjaks vastu võtsime, kustutas Jumal ära kõik meie vastu olevad pimeduse teod. Kallis sõber ja kaasamõtleja, tahan lõpetada sellega, et öelda, võta täna vastu see valgus oma ellu, mis otse kui täna õhtu pimeduses välja minnes taevasse vaadates, kui eretäht paistab, et ära lahendada see pimeduse probleem, sest tema rahukuningriik kestab igavesti. Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Kallis Jeesus, me täname sind selle eest, et sina tulid siia maailma. Sina oled see valgus, kes on tulnud ja pimedus ära võitnud. Jeesus, ma tänan, et see, mida sina tegid ennast salgavalt, see on midagi sellist, mida me ei suudagi lõpuni aru saada. Aga ma tänan, et ometi kogu selle raskuse ja pimeduse sees, kus meil inimestena ilma sinuta ei ole mitte mingisugust väljavaadet, näitad sina seda valgust ja tood rõõmu. Ja sa tood läbi meid nendest olukordadest, mis meid on rõhunud, mis on meid alla viinud, mis on meid teinud õnnetuks ja viinud sellisesse kohta, kus me ei teagi, miks me oleme sinna sattunud. Aga ma tänan, et sina, Jeesus, ka täna õhtul võid puudutada neid inimesi üle maailma, kes sind veel ei tunne. Issand, sa võid ka rõõmu tuua meile, sinu lastele, kes võib-olla tunnevad kurbust mingite asjade pärast, aga ma tänan, et ka sellel ajal sina võid teha imesid. Kui me elame sellises ajas, kus on ainult negatiivsed noodid iga päev, päeva otsa, ja ei olegi enam midagi positiivset. Ja me otse kui inimestena küsime, et kus on need lahendused, mida me ootame. Ja kui on ka mõni helgem selline valguse kiir tulnud, siis tuleb 10 pimeduse noolt jälle peale ja me oleme seal samas kohas tagasi, võib-olla veel hullemas olukorras. Aga Jeesus, ma tänan, et see sõnum, mida sina oled sellele maailmale andnud, see on sõnum, mis päästab kõige selle pimeduse, kurjuse, masenduse seest. Ja palun, et täna õhtul võiksime tõeliselt jätkuvalt kogeda seda rõõmu, mida sina oled andnud
meile igalühele. Ja tänu sulle, et sina hoiad ja kaitsed meid ka edaspidi, igal järgneval päeval, mis sa meile kingid. Issand, me palume sinu varju ja kaitset meile kõikidele. Ja ka selles jõuluajas, et me võiksime otse kui lapsed siiralt rõõmu tunda sinust. Issand, kingi meile seda armu ja täname, et võime selle õhtu veel ja kodutee ka sinu kätte usaldada ja täname, et sina oled hea. Aamen. Jääme seisma ja laulame koos lõpulaulu number 91, Oh, mis hõiskamist ja rõõmu. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Õnnistatud jõuluõhtut.